Tšau! Seekord tervitavad avaeksperdid teid Saaremaalt. Mõni aeg tagasi rääkisime Eerik Orguga tema uue maja ehitusest ja sellest, kuidas avaeksperdid teda aknakatete valikul aidata saavad. Nüüd on see valik langetatud ja uued aknakatted saavad kohe-kohe akendele ette. Vaatame seda protsessi koos. Tere, Eerik! Tere! Rõõm taas näha ja Tõesti. Aitäh, et sa meid külla kutsusid. Palun. Me näeme, et mõned toad on sul juba uute aknakatetega sisustatud, aga äkki sa räägid pisut lähemalt, et millised toad siis uued aknakatted ette said? Elutuba, magamistuba, köök, WC, vannituba, trepihall ja esik. Kuhu see London tüüpi kardin sul ette valitud sai? Selle ma panin endale keset tuba sisuliselt. Miks sa panid keset elutuba endale kardina? Sellepärast, et mulle ei meeldi, kui köök ja elutuba on üks ruum. Ja nagu ma just näitasin, siis sinna vahele tuli mulle klaassein ja see klaassein tegelikult iseseisvalt ka poleks seal töötanud, seega sai sinna ette valitud siis London Garden, mis siis tegelikult rikastaks nii-öelda visuaalselt nii tegelikult köögi poolt vaadatuna kui ka elutoast köögi poole vaadatuna ja vajadusel siis eraldab täielikult visuaalselt need kaks ruumi. Ja kogu sellest protsessist, milline osa oli sinu jaoks kõige põnevam? Eks ikka köögi ja elutoa eraldamine või siis selle liitmine ja kõik muud asjad on ka toredad, aga lihtsalt kui ma peaksin ikkagi ühe asja peale nii-öelda näpu panema, ütlema, et see on kõige põnevam, siis on see Londoni Garden, jah. Ta tundub selline tore lisa ka, et see klaassein, mille sa valisid tubade eraldamiseks, sai sellise huvitava ja omanäolise katte ka sinna ette. Ja seda katet, selle katte visuaali saab lihtsalt selle juhtpulgaga muuta kolmeks lausa 4 erinevaseks stiiliks, nii et see on nagu eriti äge selle juures, jah. Aga keskendusime just sellele, et siis igasse ruumi saaks siis nii-öelda aknakate, mis siis harmoneeruks kogu selle toaga. Sa rääkisid sellest, et pisut see sinu nägemus muutus sellest, mis sul algselt mõeldud oli. Et milline osa muutus? No muutus näiteks see, et magamistuppa sai lõppude lõpuks ikkagi tekstiilkardin. Muutus ka see, et see võimas Londoni kardin sai hoopis teist värvi. Muutusid ka mõned pisiasjad veel, kus me lihtsalt otsustasime näiteks vahetada puidu metalli vastu, sest see lihtsalt töötaks palju paremini. Ja sellised väiksed asjad. Kas sa oled oma valikuga rahul? Ma olen oma valiku ja avaekspertide poolse panusega mega rahul. Aitäh sulle, Eerik! Tere, Eda! Tervist! Rõõm ka sind jälle näha. Ja, sind ka. Räägi natuke sellest protsessist, et milliseks see koostöö teil Eerikuga kujunes? Eerik oli väga enesekindel klient. Temal oli kindel nägemus, mis tema kodus toimuma hakkab, millised aknakatted, kus tubades, mis funktsiooniga. Tegelikult, ütleme, all eluruumides oligi ainult tooni küsimus. Et ta teadis täpselt, ta tahab lamellkardinaid ja ta ei lasknud isegi ennast kuidagi ümber rääkida, et mingit alternatiive pakkuda. Et tal oli väga enesekindel klient. Omamoodi lihtsam ka, on ju? Absoluutselt. Et see on ju tema kodu ja temale peab see meeldima. Ja. Et mina saan kaasa rääkida, mõelda, aga temale peab meeldima. Eerik mainis mulle, et mis teda ennast küllatas, et ta ei valinud alguses siia enda magamistuppa tekstiilkardinaid. Aga sinul õnnestus ta kuidagi ära rääkida. See oli töövõit. Et see tõesti on ainuke ruum, kus on tekstiilid ja minu meelest väga õnnestunult valitud. Et soovisimegi kasutada hästi neutraalset tooni, aga et kui ta siis tahab hämaras magada, et ta ikkagi saavutab siukse tugeva hämaruse ruumi. Ja materjali valikul siis saimegi siia sellise hästi sileda või siukse hästi antliku kanga, kuna siis see struktuur kivi ja see annab siis kõik selle siukse iseloomu juba ära ja selle kõrval see väga sile kangas mõjub kuidagi kihvtilt. Kui populaarne see London tüüpi kardin on? Selle
ütleme, et põhiliselt küsitakse pakkumisi London Cardinale elutubadesse, just sellistesse ruumidesse, kus ei taheta liiga palju nagu kangaid või tekstiile lisada, aga samas on vaja ikkagi päeva ajal nagu õhukese kardina funktsiooni ja õhtul, et kui sa paned selle kinni, et sind ikkagi ei nähta, et varjamise funktsioon on ka väga vajalik. Ja mis on siis tavalise tekstiili puhul hästi suur eelis just see, et sa saad sealt iga riba vahelt õue minna, kui sul on seal taga rõdu või terrass, eks ju. Et see on nagu isegi siuke kõige praktilisem külg võib-olla selle. Lisaks selle, et ta näeb väga siuke äge välja. Mis sinul oli kõige põnevam siin nende aknakatete paigaldusel ja valimisel? Mind üllatas kõige rohkem tema idee seesama köök-elutuba poolitada selle klaasseinaga. Algul ma ei olnud selles idees väga veendunud, aga nüüd, kui see päriselt paigas on, siis ta on väga funktsionaalne. Et tõsiselt, kui sa tahadki eraldada 2 ruumi, kas söögi tegemiseks või on külalised või kuidagi mis põhjused, kellel siis olla võivad, siis ta tõsiselt kihvtilt töötab. Aga kuidas sa ise rahul oled sellega, kogu selle tulemusega? Mind positiivses mõttes üllatas, kui hästi tema koju sobivad lamellkardinad, mis tegelikult ju üldjuhul kasutatakse kontorites või nad on natuke sellised tehnilisemad või siis tema sisustusega nad tõsiselt hästi klapivad. Et see oli üllatus. Aitäh sulle, Eda! Ma tänan!